Me oleme tulnud nüüd siia Viimsi keskuses asuvasse kuulsaali, kus täna hakkame mängima piljardit ja seda mängu õpetab meile Eesti Piljardiföderatsiooni esindaja ja Eesti Olümpiakomitee litsentsiga piljarditreener Kristjan Kuusik. Tere Kristjan, me hakkame täna mängima piljardit, aga nagu ma aru saan, siis neid mänge on väga erinevaid. Keskendume just siis Ameerika piljardile. Lisaks Ameerika piljardile on enim levinud siis veel snooker, Vene piljardi erinevad mängud ja karambool, mida Eestis siis absoluutselt ei mängita, mis on siis ilma aukudeta piljardilaud. Okei. Aga meie hakkame siis sellist Ameerika piljardit mängima? Just. Meie räägime täna sellest, mis veel mainin ära, jaguneb omakorda veel 4 enim levinud mänguks, mida ka Eestis siis harrastatakse, on straight pool 14-1, 8 palli, 9 palli, 10 palli. 8 palli on siis enim levinud, mida siis üldiselt mängitakse. Nii, kui ma nüüd tulen siia saali, siis esimene asi, see on nüüd kii. Just. Nii, siis on siin need kuulid. Just. Okei. Et kui me nüüd hakkamegi siin kuule lauale asetama ja selle nii-öelda mängu ettevalmistusega, siis kõigepealt võib-olla räägiks nendest kuulidest ja kuulide asetustest, et täna siis on kuulide asetus selline, et ääred, alumised nurgad peavad olema erinevad. Ühel pool triip, ühel pool värv, vahet ei ole mispidi ja must kuul keskel. Täpi peale läheb esimene kuul. Ei pea olema number 1, võib olla ükskõik milline kuul. Mingisuguseid kujundeid, nagu armastatakse teha, et need jäid eelmisse sajandisse, et neid ei ole tarvis enam absoluutselt kontrollida. Ja kuidas see löömine siis välja näeb? Kuidas on see õige käteasend? No käteasend lühidalt, ütleme siis Ameerika piljardi puhul võiks olla jalad natukene puusadest laiemalt, põlvedest natuke allapoole. Kii jookseb otse, mingisuguseid nikerdusi ei ole tarvis teha. Nii lihtne ta on, äkki proovime? No, oota, kuidas see sõrmed sul seal olid? Ei, selles on erinevad variandid. Okei. Aga mis vead on seda mängides? Mis vigu tehakse? No põhivead, kui ma vaatan, ütleme siin selliseid piljardi armastajaid, kes on just alustanud selle piljardimänguga, siis kindlasti keelaksin ära igasugused sellised käehoiakud, kus käsi on rusikas, igasugused sellised käehoiakud, et ikkagi kii käib absoluutselt siit pöidla vahelt ja siit see löök tuleb. Esialgu on võib-olla natukene vaja varjutamist, aga igal juhul mängida pigem õige tehnikaga, kui hakata kuskilt siit vahelt lööma, et see ei ole kõige parem variant. Nüüd reeglitest võib-olla natukene. Lühidalt reeglitest keegi endale kuule ei vali nagu vanasti, vaid see, mis läheb sisse sinu löögist, seda kuuli sa hakkad lööma. Igat lööki sa pead mainima, kuhu sa lööd. Kui lööd valesse auku, siis vastane jätkab lööki. Igasugust veast, igasugust 2 palli lööki ei ole olemas. Need on jällegi eelmise sajandi lood. On käsipall, iga viga on, võetakse valge, asetatakse ükskõik kuhu kohta laual ja lüüakse üks löök. Ja saan ma õigesti aru, et näiteks kui ma panen selle siia ja valgega ma ütlen, et ma tahan seda siia lüüa, aga ta põrkab siit hoopis sinna auku. Siis sina edasi ei löö. Viga see ei ole, aga löögivoor läheb vastasele üle. Selge. Just. Ja kui ma löön nüüd musta sisse keset mängu, siis on kaotus ikka. No, kui vanalt piljardiga võiks alustada? Tegelikult ega nagu iga teine spordiala, ega ta vanust ei küsi, et on Eestis ka piljardimängijaid, kes on alustanud lausa 3-aastaselt vastavalt siis võimalustele, kellel on kodus piljardilaud olnud. Treeningutega ma soovitan alustada kuskil 8-9-aastaselt, mitte varem. Kas Eestis on üldse võimalik kuskil treenida piljardit? Ja piljardit on kindlasti võimalik treenida, meil on treenerid, info on leitav Föderatsiooni kodulehelt eestipiljard.ee ja sealt kaudu juba saate küsida ja kontakte, et on regulaarsed treeningud, koolitused, absoluutselt on võimalused olemas kõik. No, kui palju Eestis on üldse piljardimängijaid, selliseid natuke paremal tasemel kui lihtsalt sõpradega väljas reede õhtul? No, hakkaks võib-olla siit peale kõigepealt, et ma usun selliseid oma kii ja oma kindaga mehi-naisi on, ma julgen arvata kuskil 1500–2000 peale. Võib-olla ka rohkem, aga alla selle kindlasti mitte.
Nüüd saan öelda veel arvu, mis on siis täna toimuvad nii meistriliiga kui rahvaliiga. Nendes kahes nimetatud liigas osalevad kokku suurusjärk. See aasta me ootame 200 inimest kuskil. Aga kui hea tase meil siin eestlastel on? Kas parimad võistlevad ka maailma parimatega või sinna veel ei? Jaa, et tegelikult piljardisport kui selline Eestis on, julgen öelda, tõusvas joones. Meil on Eesti parim piljardisportlane Dennis Grabe, kes on täna maailma reitingu 20. kohal, kes jäi nii US Openil kui ka maailmameistrivõistlustel 17. siin paar kuud tagasi. Ja selles suhtes tema on ikkagi maailmas selline nimi, keda kutsutakse erinevatele turniiridele, et ei ole sellist piljardisportlast, kes ei tea seda nime. Ta on absoluutne tipp täna.